Minu kodulinn on väike ja armas pere kasvatamise koht. Me asume küll otse pealinna kaenla all, kuid liiklust ja tegevust toimub siin vähe. Minu ema töötas selle linna päevakeskuses, mistõttu tean nii mõndagi lugu inimestest, kes on jäänud ühiskonna hammasrataste vahele või kes jäid lihtsalt enda iseloomu tõttu meelde. Kui ema seal töötas, olin ma ka väike, nii et võin mäletada neid inimesi vale nurga alt. Lapse teadmatus ja fantaasia muudavad tihti aru saama sellistest olukordadest. Need ajad on aga möödas. Enam ei ole ma nende inimestega kursis ja ausalt öeldes on jäänud mulje, et neid ei eksisteerigi enam. Eks ta nii ole. Igatsen neid aegu, sest väga põnev oli suhelda inimestega, kes erinesid kõigist teistest. Lapsena oli see kohati ka hirmus, nagu kõik teised ei soovinud minagi kunagi suureks kasvada, kuid kord nägin ema töö juures meest, kes käitus väga veidralt. Ta roomas põrandal, häälitses ja vajas pidevat tähelepanu. Ta oli kleenuke, peast juba kiilanev ning halliks tõmbumas. Sain teada, et tal on mingisugune haigus, mis jättis ta 5-aastase lapse vaimsele tasemele. Tol päeval mul kadus lapseks jäämise mõttevõlu. Minu kodutänaval seisis üks maja. Seda aeda polnud kunagi niidetud, puud olid alati lõikamata ning maja polnud kunagi remondi värskust tunda saanud. See maja oli 2-korruseline, väljaspoolt oli näha teerada, mis viis välisukseni, võsastiku kohalt piilus välja 3-nurk katus ning selle alt pisem aken. Esmapilgul jäi mulje, nagu maja oleks maha jäetud, kuid õhtuti põles välisukse kohal tuli ning vahetevahel oli aias kolistamist kuulda. Kui emalt selle maja kohta küsisin, sain teada, et seal elavat üks üsna ebatavaline A-sotsiaal. Tegemist oli erakordselt targa ja tehnikapädeva poisiga, kes oli interneti abil õppinud kõike, mida ta vähegi sai. Programmeerimine, koodimine, häkkimine ja infotehnoloogia üldiselt. Tema teadmised viisid ta kunagi lausa seadusega pahuksisse, kui ta kohaliku kaitseväekompanii võrku sisse murdis ning politseile vastust andma pidi. Tal lasti lõpuks minna, sest ta väitis, et ei olnud midagi kurja plaaninud, vaid tahtis ainult oma oskusi proovile panna ning sotsiaaltöötaja tunnistus tema vaimse tervise kohta kinnitas, et ta polnud ohtlik, vaid lihtsalt veidi teistsugune. Muidugi parandati võrgus olev viga ja kõik läks tagasi normaalseks. Selle maja ees pole ma kunagi autosi või inimesi näinud, mis paneb mind mõtlema, et kus ta süüa saab. Lisaks pole ta maja eest üldse hoolt kandnud. Kuidas saab sellises võsaurkas keegi nii tark elada? Äkki see on strateegiline otsus, et hoida inimese eemal, sest enamik arvab, et see kohta on maha jäetud või lihtsalt unustatud koduke. See lugu tundub mulle nii põnevana. Saaks ma vaid korraks näha seda inimest, et kas või kinnitada, et jah, seal majas tõepoolest elab keegi. Ma tahan näha seda tegelast, kes on võimeline lihtsalt niisama kaitseväe võrku sisse häkkima. Ühel unisel nädalavahetuse keskpaigas läksin ma seda maja lähemalt uurima, sest uudishimu oli minust lõpuks võitu saanud. Tänav oli enamasti tühi, kuid ainult üksikud sportlased sörkisid vahepeal mööda. Ma uurisin maja esmalt aia tagant ning kiikasin võsastiku vahelt sisse. Märkasin muru vahel pudeleid, mis arvatavasti on sinna noorte poolt loobitud. Lisaks oli seal hulganisti mädanenud õunu, mida pole terve suvi nopitud, ja ka aia käru, mis pigem meenutas vanaraua kogu lihtsalt. Teise korruse aknesse vaadates oli ainult hõredaid kardinaid näha. Otsustasin kiiluva värava lahti tõmmata ja mööda teerada esiukseni kõndida. Kui keegi peaks mind märkama, siis jätan vähemalt mulje, nagu hakkaksin külastama seda maja. Ja kui see A-sotsiaal peaks imekombel ukse avama, siis ütlen, oih, vale maja. Tegelikult, sellest oleks kohe läbi näha. Äkki mul lendas pall üle aia. Äkki ma tulin suitsuandreid müüma. Okei, selle oleks võinud paremini läbi mõelda. Nüüd ma olen aga aias ja ei tohi enam kukutama jääda. Sammusin mööda teerada edasi ukse poole, kui märkasin keset teed voolikut. See oli punane ja lillakas. Kohati sooneline ja märg. Meenutas nahatud madu, aga ma ei märganud sellel ühtegi otsa, sest see jätkus läbi muru kaugemale. Mu pea jooksis kokku, sest ma ei suutnud kindlalt öelda, mis mu ees lamab. Vihmauss, aga jäme nagu aiavoolik. Ma võtsin enda kõrvalt väikese puuoksa
ja hakkasin torkima seda, kuid enne kontakti jõudis see voolik väledalt maokombel maja poole pista, kus käis valikolin. Selleks hetkeks olin ma väga kohkunud, kuid keeldusin uskumast, et see, mida ma nägin, oli tõsi. Mis iganes see oli, see tekitas rohkem küsimusi kui vastuseid. Ma lähenesin vaikselt uksele, jälgides ülemise korruse akent ja selja taga olevat tänavat, et keegi mind märganud pole. Vajutasin ukse kella, nupp vajus kössi ja ukse tagant ei kuulnud ma mingit heli. Viskasin pilgu tänava poole ja märkasin inimest. Õnneks oli tavaline tervisesportlane, kes jooksis eemale mind märkamata. Ma proovisin linki. See vajus alla, mis tähendab, et uks on lahti. Nüüd ma olen liiga kaugel juba. Korra veel vaatasin tänava poole ning lükkasin ukse lahti ja vaatasin sisse. See hais, mis vastu plahvatas, oli meeletu. Sarnane lõhn, mis tekib, kui avad külmkapi ja seal sees istub avatud kalakonserv. Esik oli täis pappkaste, ajalehti ja räpaseid rätikuid. Teise tuppa viiva ukseava vahele oli toetatud vana jalgratas ning mööda põrandat oli igatepidi kuivanud poritriibud. Hõikasin tuppa sisse minnes tere, kuid vastust ei tulnud. Kõhklesin mitu korda, kas jätkata või mitte, aga mind hellitas mõte, et see maja on pigem maha jäetud, sest siiamaani tundub, et see koht on lihtsalt kola hoidmiseks. Liikusin läbi prahi jalgratta poole, et näha, mis on peale seda. Sealt jätkus pisem koridor teise tuppa, mis tundus olevat nagu elutuba. Keeruline öelda, sest selle nurga alt ei olnud tervet tuba näha ning lisaks oli ka sinna erinevad kola ette kogunenud. Surusin ennast jalgratta vahelt edasi, tehes kolinad sellega. Ma ei püüdnud väga vaikne olla, sest juba sisse tulles hüüdsin tere ju tegelikult. Minust tekkis ärevus korraga, kui kuulsin elutoast ajalehtede sahina. Jätkasin ettevaatlikult. Koridori lõppu jõudes hoidsin hinge kinni enne tuppa kiigates. Lootsin, et ma olen ikkagi ainuke majas. Tuppa vaadates kohkusin. Esimesel reaktsioonil tahtsin joosta, aga siis tahtsin hoopis uuesti tervitada, kuid ma ei teinud midagi, vaid tardusin. Toa keskel oli arvutitool, kus istus logelevalt mees. Ta oli kehaga minu poole, pea kuklas. Tumepunased ümmargused plekid särgil. Ta selja taga olid monitorid, ükski nendest ei töötanud ja mõnel oli ekraan katki. Põrand mehe all oli laiali valgunud, mis tundus olevat sitt ja veri. Mehe särgi ning pükste vahelt jooksid välja need samused voolikud, mis olid pikalt tuppa laiali laotatud. Enamik oli ajalehtede vahel, aga mõni rippus isegi mööda seina. Paari sekundiga tõmbusid need mehesse nagu tolmuimeja juhe, mis kiiruga ja väänlevat masinasse tagasi jookseb. Hetkeks oli vaikus. Ja siis hakkas mees rappuma ja painduma, nagu ta tahaks püsti tõusta. Ma hakkasin jooksma. Takerdusin jalgratta otsa, jõuga surusin ennast sealt vahet välja ja jooksin ukseni. Mulle tundus, et see mees oli mu selja taga või pigem tema lihased voolikud olid. Välisuksest möödudes takerdus mu särk lingi külge ja ma tõmbasin inertsiga omast särki augu. Liidusin aiast välja ja adreka tuttu ma tundsin, et võin lõpmatuseni joosta ning lõpetasin oma springi pargis, kus kogusin ennast 20 minutit.